President Trump pidas seekord ühe oma kohutavatest kõnedest Mount Rushmore'is, tähistades Ameerika 250. sünnipäeva. Kuulame sellest lihtsalt lühikest katkendit. Me lõime tugevaima ja võimsaima sõjaväe. Me võitsime 2 maailmasõda, külma sõja, jätsime Ameerika vaenlased ajaloo sügavustesse. Me võitsime Venezuela 1 päevaga ja andsime Iraanile korraliku hoobi. Nad tahavad meeleheitlikult kokkuleppele jõuda. Nad tahavad nii väga kokkuleppele jõuda. Me andsime neile nädala vabaks matuste jaoks, sest me oleme nii lahked. President Trump ütles, et me andsime neile nädala vabaks. Kõigepealt peame mainima, et see on Ali Khamenei, ülemjuhi matus, kes hukkus 28. veebruaril Iisraeli õhurünnakus. Jah, Mark, räägi meile veidi sellest matusest ja vabast nädalast. See vaba nädal on ilmselgelt midagi, mille ameeriklased otsustasid teha Iraani juhtkonna vastu lahkust, üles näidates, mis iganes põhjusel nad seda soovisid. Aga ma olen kindel, et kui nad ütlesid, et te saate vaba nädala ja me ei ründa teid, siis see põhineb eeldusel, et iraanlased ei tee seda, mida nad tegid üle-eelmisel nädalal, ega hakka taas laevu väinas tulistama. Teisisõnu, iraanlased on samuti huvitatud sellest, et olukord oleks rahulik, ega tee mingeid provokatsioone. Ja põhjus, miks nad ei tee provokatsioone, miks nad tahavad, et olukord oleks rahulik, on see, et nad kasutavad lahkunud ülemjuhi matuseid propagandapeona. Nad tahavad maailmale näidata, nad tahavad kõigile öelda, kui kurvad Iraani inimesed on, et kõik nutavad, et kõik on endise ülemjuhi Ayatollah Ali Khamenei surma pärast löödud. Ja see on ilmselgelt vale. Me teame, mis juhtus Iraanis jaanuaris. Me nägime, kuidas inimesed seal protestisid selle brutaalse, autoritaarse, vaimuliku, äärmusliku ja korrumpeerunud režiimi vastu. Me teame, et inimesed seal on sellest ajatollade islamivabariigist tüdinenud. Ja ometi saadab režiim oma sundimise võime ning autoritaarse ja brutaalse valitsemise kaudu välja pilte kõigist neist inimestest, kes nutavad ja on endast väljas. Minule on selge, et see on lavastatud. Lane, et see on lavastatud. Nad tahavad näidata mitte ainult seda, et nad jäid ellu Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli rünnakus, vaid ka seda, et rahvas on ühtne, armastatud režiimi, endise juhi ja uue juhi taga, keda muidugi pole keegi kunagi näinud. Nii et iroonilisel kombel tundub, et see propaganda töötab, sest Trump ütles ka, et ma arvasin, et Iraani rahvas vihkab oma režiimi. Nii ma olen kuulnud. Ja vaadake kõiki neid inimesi, kes tulevad välja, et leinata ülemjuhi surma. Esiteks, Iraanis elab 93 miljonit inimest. Kes iganes välja tuli, me ei tea täpselt, aga paljud neist on režiimi perekonnad ning samuti imporditud džihadistid Iraagist ja teistest kohtadest. Ja rääkimata kõigist külalistest 70 riigist. Ja kui me juba sellel teemal oleme, enne kui me jõuame selleni, kes need külalised olid? Teate, see on tõesti vastik, kui sa vaatad seda matust, kus leinatakse Khameneid, aga tegelikult nad karjuvad surm Trumpile, tapke Trump, tapke Trump, surm Ameerikale, surm Iisraelile 4. juuli nädalavahetusel. Olgu, surm Ameerikale. Ja samal ajal 2 peamist läbirääkijat, nii-öelda läbirääkijat, kes on käinud Kataris kohtumas esindajatega, lähevad. Ja Pakistan vahendab seda kõike. Meil on 2 läbirääkijat Iraanist. Need on Arekuchi ja Khalibaf. Ja vaadake, kuidas nad kirstu juures nutavad. Esiteks, see on nii võlts nutt. Ma arvan, et see mees vajab näitlemistunde. Aga tead, kogu naljakas osa on see, et kogu internet pilkab teda selle liialdatud nutmise pärast. Autoritaarsetes režiimides on pikk traditsioon, kus inimesed nutavad lahkunute pärast poliitilistel põhjustel ja teesklevad seda. Esiteks, ma ei usu, et saaks täiesti välistada võimalust, et ta oli tegelikult ülemjuhi, nüüdseks surnud kasvandik ja selle tulemusena on ta tõesti kurb. See pole võimatu,
aga minu arvates on tõenäolisem, et see on nagu siis, kui Lenin suri ja Stalin tahtis näidata, kui endast väljas ta oli ja kui lojaalne ta Leninile oli. Kuigi me teame, et Lenini valitsemise viimastel kuudel oli Lenini ja Stalini vahel palju pinget. Aga ei, inimesed kaamerad peavad nägema Stalinit, lojaalset bolševikku, nutmas, sest Lenin on lahkunud, kui Stalin suri 1953 aastal. Sama asi, kõik need Nõukogude Liidu juhid nutsid ja leinasid ja loomulikult olid nad kõik väga õnnelikud, et Stalin suri. Hiinas, kui Mao Zedong suri, olid kõik need inimesed, keda Mao oli taga kiusanud, seal nutmas ja kurvad. Ja tegelikult olid nad lõpuks rõõmsad, et vanamees lõpuks lahkus. Nii et see, mida te praegu Iraanis näete, on justkui selline matus. Ja igaüks, kes neid pilte usub, kes ei saa aru, et see on lavastatud, et see on poliitiline teater režiimi poliitiliste eesmärkide ja päevakordade teenimiseks. Kui sa sellest aru ei saa, kui sa võtad neid pilte puhta kullana, siis peaksid sa laskma oma pead kontrollida. ja muide, tead, paljud neist inimestest tänavatel, kes olid matustel, kartsid ka mitte kohale ilmuda. Ärgem unustagem, et nad tõesti usuvad, et president Trump, kes ütles, et abi on teel ja nii oligi, sõda algas ja nii edasi ning nüüd on see peatunud. ja need on inimesed, kes on väga mures oma heaolu pärast ja õigustatult. Sest kuigi Trump ütleb, et Iraan, tead, Islamivabariik on täielikult lüüa saanud, siis see ei vasta tõele, sest nad on endiselt alles. Ja ta ütleb, et nad on valmis iga hinna eest kokkulepet sõlmima. Kui see oleks nii, kui nad tõesti tahaksid iga hinna eest kokkulepet peale selle, mis neile võidu tooks, siis nad peaksid lehvitama valget lippu ja kõigile nõudmistele järele andma, mitte Ameerika Ühendriikidega läbi rääkima. Ja kindlasti on Ameerika Ühendriigid öelnud, et me oleme kõik need sõjad võitnud, me oleme nad puruks löönud. Ta loetleb need üles. ja see ei ole aeg, mil läbi rääkida mingi väikese autokraatliku, teokraatliku kurja režiimiga. Kui sa oled nad sõjaliselt võitnud, mida ta ka tegi, aga ainult sõjalisest võidust ei piisa. ja seega arvan ma, et paljud neist inimestest, kes tänavatele tulid, tegid seda kaalutletult. Sest kui see režiim jääb püsima ja võimule, peavad nad oma lojaalsust näitama, muidu on nad surnud. ja seetõttu peame me siin tõesti Iraani rahvale kaasa tundma. Ma käisin kord rahvusvahelisel konverentsil ja seal oli ka Iraani delegatsioon. Ja seal oli üks mees, parema sõna puudumisel võiks teda nimetada nende komissariks. Tema hoolitses selle eest, et kõik püsiksid rivis ja ütleksid õigeid asju. Ta oli nagu nende mees, kes hoidis kõiki piitsa all ja hoolitses selle eest, et kui nad parteijoont ei järgi, siis on tagajärjed. Oletame, et oled õpetaja Iraani koolis, jah, ja sulle ei meeldi režiim. Aga kui sa ei lähe demonstratsioonile, matustele ja ei nuta, siis kirjutab kooli direktor või komissar su nime üles. Võib-olla sul homme enam tööd ei ole või mis veel hullem, sind võidakse vangi panna. Teisisõnu, kui sul on töökoht, kui sul on hoone, siis nagu Nõukogude Liiduski oli, on olemas majakomitee ja keegi, kes vastutab selle komitee eest. Ja kui üks elanikest jääb koju ega lähe kohale, siis tuleb selle eest maksta hinda. Ja nii, et taaskord, kui sa näed inimesi tänaval, ja nagu sa õigesti ütlesid, Iraanis on üle 90 miljoni inimese, nii et saada 200 000 inimest Iraanis Teheranis matustele pole probleem, eks. Ja kaamerad keskenduvad ainult rahvahulkadele. Nad ei keskendu inimestele, kes seal ei ole, sest see on režiim, mis kontrollib kõiki Iraanist väljuvaid visuaalseid pilte, kuna internetti pole avatud. Aga kui kaugel me oleme selle sõja algusest, kas vaid mõni kuu? Kõik, mida ma ütlen, on see, et peab olema väga-väga ettevaatlik nende Iraanist tulevate massilise leinamise piltide suhtes. Need on võltsitud. Neid toodab režiim poliitilistel eesmärkidel. Ma olen sinuga sellest täiesti nõus. Aga räägime nüüd korraks sellest, et väidetavalt osales matustel delegatsioone 70 riigist. See on matus, mis on kestnud juba mitu päeva. See jätkub veel. See liikus Teheranist Kuumi ja siis läheb edasi Iraaki. See kestabki mitu päeva. Sellepärast öeldigi, et anname neile nädala, sest see võtabki nii kaua aega. Enne kui me selleni jõuame,
tahaksin ma öelda ja välja tuua, et see ei saa olla juhus, et režiim valis selle matuse jaoks just 4. juuli nädalavahetuse. okei, sest ta on ju surnud juba 28. veebruarist saadik. see ei pidanud ju toimuma just sel nädalavahetusel, eks? see on sõnum Ameerika Ühendriikidele. Ärgem unustagem, et sõnum on see, et nemad on nemad. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid tähistavad, ilutulestik käib ja Trump kiitleb oma saavutustega. ja meie peame suuri pidustusi ning nemad leinavad. Kuid seda käsitletakse nagu suurt leinafestivali. ja me teeme seda samal ajal, kui karjume tapke Trump. nüüd räägime rahvusvahelisest küljest, eks, ja iraanlased tõstavad seda esile. Vabandust, nad kasutavad kõiki neid rahvusvahelisi delegatsioone ära. Sa ütlesid, et seal oli 70 delegatsiooni. Ma vaatasin läbi nimekirjad, kes on kohal ja kes ei ole. Ja tõde on see, et iraanlased üritavad järele jõuda. Neil on, vabandust, see režiim, mitte iraanlased. nemad mängivad, neil on tohutu probleem. Kui ma vaatan, kes seal on ja kes ei ole, siis mitte ühtegi inimest Euroopast. Ja tead, Euroopas on keerulisi tegelasi, mitte ühtegi inimest Euroopast. Aafrikast. Türgi. Kas sa nimetaksid Türgit? Noh, Türgi. NATO, ma ei tea. Okei, ei. Mitte Euroopa. Mitte Euroopa. Õige. Aga olgu. Aafrika. Ma nägin kedagi Alžeeriast ja ma arvan, et see ongi nii ning Alžeeria on muidugi kohutav autoritaarne režiim. Aga Aafrikast, Sahara-tagusest Aafrikast, ma isegi vaatasin, kas on kedagi Lõuna-Aafrikast, mis, nagu te teate, ei ole Iisraeli sõber, ma ei näinud kedagi. Teisisõnu, Euroopa, Aafrika, ma vaatasin Ladina-Ameerikat. Ma vaatasin Kuubat. Ma eeldan, et seal peab olema Kuuba delegatsioon või Venezuela delegatsioon. Ei ja ei. Ma vaatasin Aasiat. Siis millest iraanlased räägivad? Iraanlased räägivad, et nad said kohale Pakistani presidendi. Ja ma ütlen, et me peame sellest rääkima. Räägime sellest kohe varsti. Venemaalt Putin ei lähe. Välisminister ei lähe. Nad saadavad endise presidendi, kellel pole võimu. See on peaaegu miinimum, mis üldse võimalik, ütlesid venelased. Hiinlased ei saatnud võrdväärset ehk presidenti või isegi endist presidenti või peaministrit, kuidas iganes soovite teda nimetada. Nad ei saatnud ka välisministrit. Nad saatsid asevälisministri. Teisisõnu, nad tegid näo, et osalevad. Meil on diplomaatilised suhted, kuid nii Venemaa kui ka Hiina tegid peaaegu miinimumi, et häid suhteid hoida. Olgu, huvitav oli ka Saudi Araabia delegatsioon. Miks see huvitav on? Sest Saudi Araabiat sihtis see režiim. Nende pihta on saadetud droone ja rakette ning nad polnud sugugi rahul. Muide, üks Iraani ekspert märkis sel nädalavahetusel, et delegatsioonid, kellega revolutsioonikaardi väel on probleeme, nagu Saudi Araabia, igaüks neist delegatsioonidest sai Koraani salmi, mis oli asjakohane, mis oli vihjeks neile ja Saudi Araabiale. midagi reetmise kohta või selle kohta, kuidas oma sõpru alt vedada. Iga delegatsioon, mis on olnud riigist, millega Iraan on olnud vihane või sõjas. Süüdistab selles, et ollakse liiga sõbralikud Iisraeli suhtes või toetatakse liiga palju Ameerika Ühendriike. Sai Koraani salmi, mis neile ära paneb. Nüüd, üks asi, mida tahaksin öelda Araabia Ühendemiraatide kiituseks, on see, et nad ei saatnud delegatsiooni matustele. Ja samuti, mis on huvitav, on see, et meid just teavitati sellest. See on kinnitatud. Iisrael andis Araabia Ühendemiraatidele raudkupli raketitõrjesüsteemi, et aidata neil end kaitsta Iraani rakettide ja droonide rünnakute eest. Aga veel viimane sõna. Minu arvates kõige šokeerivam delegatsioon, sest enamik neist polnud tegelikult üllatus. Ma tean, et sa ütlesid, et nad on teisejärgulised. See pole Putin, see pole see. Aga olgu, see on sümboolne. Kõige šokeerivam oli Liibanon. Iisrael ja Liibanon allkirjastasid just Washingtonis suure lepingu, mille vahendas välisminister Marco Rubio.
ja kõigil oli tõesti põhjust tähistada. sest see leping ütles, et Iisrael ja Liibanon võitlevad Hezbollahga, Iraani käsilasega, ja Iisrael tõesti teeb seda. Iisrael kavatseb teatud piirkondadest, Hezbollah piirkondadest taanduda, et võimaldada Liibanoni armeel need Hezbollahst puhastada. keegi ei nõua, et Iisrael lahkuks Lõuna-Liibanonist enne, kui nende töö on tehtud. ja selle kokkuleppe peamine eesmärk oli, et Iraan ei saaks Liibanoni suveräänsust üle võtta. ja kes peaks matustele minema, kui mitte Liibanoni kaitseminister? see on tõesti šokeeriv ja õigustatult on teateid, et Ameerika Ühendriikide kongressi liikmed pole selle üle sugugi õnnelikud. kõigepealt ütleksin, et hea uudis on see, et Süüriast ei läinud keegi. Süüria oli varem Iraani kõige tugevam ja lojaalsem liitlane Araabia maailmas. Iraan ei ole muidugi Araabia riik, see on moslemiriik, aga mitte Araabia riik. Süüria Assaadi ajal põlvkonna või kauemgi oli Iraani lähim sõber ja liitlane Araabia maailmas ja täna on nende suhted kohutavad. Uus režiim Süürias vihkab Iraani, nad vihkavad Hezbollahad ja see on ajastumärk, keegi Süüriast ei läinud. Liibanoni puhul mulle ei meeldinud see, et saadeti kaitseminister. Aga ma tahan mõned asjad selgeks teha, mis võib-olla peaksid sind veidi vähem muretsema panema. Esiteks, mees, kes tegelikult juhib Liibanoni armeed, on president, kes on endine sõjaväe staabiülem ja pole kahtlustki, et tema kontrollib sõjaväge. Ja kaitseministri ülesanne praeguses valitsuses on, ütleme nii, ta võib olla see mees, kes edastab sõnumeid presidendilt. Teiseks, kas on võimalik, ja seda ma ei tea, aga tahaksin uskuda, et see on tõsi, et ta läks sinna, et pidada iraanlastega kõrvalkohtumisi, öeldes, et Hezbollah tuleb relvitustada. Me ei lepi sellega enam. Nüüd saame seda teha aja jooksul, saame seda teha etappide kaupa, saame seda teha järk-järgult. Aga teil ei ole enam relvastatud käsilasrühmitust, relvastatud iseseisvat rühmitust suveräänsel Liibanoni territooriumil. Nüüd, ma tahaksin teada, sul on vaja ainult ühte kõrvalkohtumist ja see sõnum jõuab kohale, eks? Teisisõnu, miks kaitseminister? Tema on see mees, kes vastutab tead küll disainimise eest. Ja kas on võimalik, eks ole, et ta ütles, okei, ja te võite, me ei taha enam Iraani revolutsioonikaardiväge oma riigis. Kes teab? Teate, ma olen tulnud siia, et avaldada austust teie endisele ülemjuhile, aga see on Liibanoni valitsuse sõnum. Kas see on võimalik? Noh, muidugi on see võimalik. Mul ei ole võimalik seda teada. Ma kahtleksin selles. Ma kahtleksin, et kogu selle segaduse ja pideva, tead küll, ma ei taha neid nimetada pidustusteks, sest see on matus, aga need on rongkäigud ja paraadid ja igasugused muud asjad, et selle kõige ajal oleks aega kõrvalkohtumisteks. Tead küll, Diplomatias on olemas mõiste, mida nimetatakse töömatuseks, töömatus. kus kõik lähevad kaasa. Eks? Ja neil oli, ma toon sulle näite, kui Johnson asendas Kennedyt, tead, siis olid väga erinevad asjaolud. Jah. 1963 aastal. Nii et kõik need rahvusvahelised juhid tulid kohale, De Gaulle ja britid ja nii edasi, ja neil kõigil olid kohtumised uue presidendiga. Õige, see ei ole sama. Isegi kui need on lühikesed, kasutad sa neid lühikese sõnumi saatmiseks. Ei, õige, aga see ei ole üldse sama asi. Ja põhjus, miks see ei ole üldse sama asi, on see, et sa ei räägi vaenulikest riikidest sõja keskel. Nii et, tead, see on üks asi. Ja isegi kõige uhkemad matused Ameerika Ühendriikides, näiteks John F. Kennedy omad, president, kes mõrvati, mis on tohutult suur asi. See ei olnud selline lõputu sündmuse tähistamine. Ja jah, ma olen kindel, et juhid käisid kohal ja jah, neil olid kõrvalkohtumised. See on teistsugune. See on võimalik, et see juhtus. Aga teate, arvestades Teherani režiimi, siis pole tõenäoline, et neid see üldse huvitaks, sest nende sõnum on, me oleme selle sõja võitnud. President Trump meid, nad on seda nimetanud kättemaksuürituseks. See on kättemaksumatus. Nad ütlevad, tapke Trump. Loomulikult, tapke Netanyahu. Aga veelgi huvitavam on USA roll selles, sest plakatitel on kirjas tapke Trump ning surm Ameerikale ja surm Iisraelile on alati olnud režiimi loosungid. Aga nüüd, huvitaval kombel, samal ajal kui Trump ütleb, et nad tahavad meeleheitlikult kokkulepet sõlmida, teame meie, et see on naeruväärne. Nad tahavad meeleheitlikult näidata, et on võitnud sõja maailma suurima suurvõimu vastu.
Nad tahavad meeleheitlikult jätkata uraani rikastamist. ja kas ma võin seda öelda? mõni päev tagasi tegi Iraani režiimi peamine pressiesindaja avalduse, milles ta ütles, et USA peaks teadma, et me pole raisanud ühtegi minutit nendest relvarahudest, mitte ühtegi. Me taastame, me jätkame. me jätkame oma relvastuse ja tuumarelvade ehitamist. ja satelliidipildid näitavad, et seal on tuumarajatis. Mitte need 3 objekti, mida USA pommitab või Iisrael ja Ameerika Ühendriigid, vaid peamiselt B2 punkripomme kandvad pommitajad. See juhtus. Mida Ameerika Ühendriigid nendele objektidele vallandasid, aga hoopis teine objekt, millega tegeletakse. Nii et tead, ja nad räägivad sellest. Ja jälle, kui nad ütlevad, et tahavad sind tappa, usu neid, nad mõtlevad seda tõsiselt. Nad ütlevad seda. Ja kui nad ütlevad, et nad võitsid, siis mingis mõttes on neil õigus. Veel mitte, see pole läbi. Aga mis selles õige on see, et neid koheldakse režiimina, mis on Washingtoniga võrdsel positsioonil. Ja see on ennekuulmatu. Pole ime, et nad kuulutavad võitu. Tahtsin rääkida 2 teemast. Üks, mida me vist põgusalt mainisime, aga ma tahan seda mainida. Veel, et uus ülemjuht polnud kohal. Hästi. Ja see on mees, kes sai märtsi 1. nädalal uueks ülemjuhiks ja keegi pole teda näinud. Keegi pole tema häält kuulnud. Ja keegi ei tea, milline ta välja näeb. Ja keegi ei tea, kui raskelt ta viga sai, kui üldse sai. Ja see on nõrkuse märk, et mis see siis on 4 kuud pärast seda. Ta võib olla surnud. Ta võib olla on, kes teab. Keegi ei tea, kes ta on ja mis toimub. Ja seal on terve küsimus, mis on autoritaarne režiim ilma autokraadita, eks? Ja kes juhib asja, kui see pole tema? Ma mõtlen, kõik eeldavad, et selleks on revolutsioonikaardi vägi. Aga see on märk režiimi nõrkusest. Ja mitte tead küll, ja nad tulid välja igasuguste vabandustega. Nad kartsid, et Iisrael kõrvaldab ta. Ja ta ei ole seal, sest midagi on väga-väga valesti. Muide, Hamenei teised pojad olid seal. Õige. See teeb selle Iisraeli rünnaku asja juba kahtlaseks. Aga siin on veel üks asi. Võib-olla on ta surnud. Iisraeli televisionis on üks Iraani ekspert, kes ütles, et pole kahtlustki, et ta on surnud, sest ta oleks saanud isegi sõnumi lindistada. Ta oleks saanud saata lindistatud sõnumi. Tead, me vaatasime varem. Nasrallah, Hezbollah's juht Nasrallah, andis videolindistatud sõnumeid, sest ta ei tahtnud, et teda tema punkris või kus iganes tabataks. See on väga tavaline, et nii tehakse. Tema ei teinud isegi seda. Nii et küsimus on, kas ta on surnud? Kas ta on nii raskelt haavatud? Kas ta on koomas? Kas ta on nii moondunud või haavatud, et ta ei saanud seda teha? Sul on õigus, see on nõrkuse märk. Aga näed, see pole tegelikult tähtis, sest mis on juhtunud on see, et revolutsioonikaardivägi ütleb kogu aeg, ei, Muhts Muhtšaba ütleb, et me ei saa seda teha. Muhts Muhtšaba ütleb, et me ei saa toda teha. Aga kas keegi tegelikult usub seda? Me ei tea. Ja samuti tehti nalja selle üle, et kuna internetiga on raske ja sõnumeid on keeruline ühest kohast teise saada, siis küsiti, mis mõttes, kas ta ütles sulle seda tuvipostiga? Ma mõtlen, sul on selles osas õigus. Aga jällegi, see, kuidas Lähis-Idas asju tajutakse, on nii oluline. Ja mis on oluline, on see, et Iraani rahvas, kui nad praegu, need inimesed, kes tõesti uskusid, et Trump aitab neil režiimi kukutada, on Trumpis pettunud. Nad kiitsid teda, nad juubeldasid talle, nad on mures. Nad kardavad, et nüüd jäetakse režiim alles, ükskõik, kas see on koos Mushtabahiga või mitte, olgu neid palju või vähe. Nad on suurtes raskustes, kui nad režiimi ei kukuta. Ja siin on veel üks asi. Üks asi, mida see vastastikuse mõistmise memorandum Iraaniga on väidetavalt juba teinud, on teatud varade vabastamine. Sa annad sellele režiimile raha. See on kõige hullem asi, mis Iraani rahvaga juhtuda saab. Sest usu mind, neil ei ole toidukaupu supermarketite riiulitel. Nad ei saa kasutada oma pangaautomaate. Seal on täielik katastroof, aga mitte režiimi jaoks. Igasugune raha, mis sinna läheb, ei jõua muidugi rahvani, Mark. See läheb kurjadele juhtidele ja hoiab neid heaolu peal.
ja see on neile piisav, et vaevu ellu jääda. kas ma võin, ma ei taha sinuga vaielda, aga ma hakkan sinuga vaidlema. olgu, anna minna. ma mõtlen, sul on õigus kõiges, mida sa ütled, et režiim saab ilmselt nende kokkulepete järgi vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile teatud summa raha. Kuigi Trump, Vance ja Rubio on öelnud, et nad peavad enne raha saamist midagi tegema, nad ei saa raha allkirjastamise eest, vaid saavad raha siis, kui nad midagi ellu viivad, astuvad positiivseid samme, mitte lubaduste eest. Nad peavad tegelikult kõigepealt midagi tegema. Aga ma tahan järgmist öelda. Me teame, et Iraani majandus oli põhjas. Juba kuid enne sõja puhkemist. tegelikult Sellepärast olidki jaanuaris need meeleavaldused, eks. Iraani majandus oli kohutavas seisus. Ma ei suuda piisavalt omadussõnu kasutada, et kirjeldada, kui halvasti Iraani majandusel läks. Siis lisad veel 1,5 kuud Iisraeli ja Ameerika rünnakuid Iraani sihtmärkide ja infrastruktuuri vastu ning sellele järgnenud hävingu. Olgu. Nii et sa pead võtma selle kohutava, 3 korda kohutava majandusliku olukorra ja pead selle korrutama kõigi nende rünnakutega Iraani vastu, mille korraldasid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael. See tähendab, et kui nad olid -20, siis nüüd on nad -40. Nii et ma ei lähe nii elevile, võib-olla eksin, kui neile natuke raha anda, sest nende latt on nii madal, ma ei usu, et see midagi oluliselt muudaks. See on nagu, et nad saavad nüüd naftat müüa, eks. See oli see suur asi, mida ameeriklased neile lubasid. Nad saavad oma laevu eksportida, kui nad lasevad ka teistel oma laevu eksportida, eks. Nii et ma küsin, kas see tõesti muudab olukorda otsustavalt? Nad on nii madalal tasemel. Kas see tõesti muudab režiimi tugevamaks? Nüüd, ilmselgelt teeb see selle natuke tugevamaks, aga kas see muudab mängu? Ja mul on selles osas küsimärk. Teine punkt, millest ma tahan rääkida, on see, et ma ütlesin teile, et minu arvates venelased ja hiinlased lihtsalt täitsid formaalsust, eks. Nad saatsid madalama taseme inimesi, sest neil on diplomaatilised suhted. Neil on need mitteametlikud või ametlikud liidud iraanlastega ja nad saadavad inimesi. Kes ei mänginud seda mängu kaasa? Kes tegi rohkem kui vaja? Kas su sõbrad Ruuti olid pakistanlased ja ma tahaksin paar sõna öelda pakistanlaste kohta sinu arvamusega. Pakistanlastel on olnud head suhted Ameerika Ühendriikidega juba külma sõja ajast. Tegelikult, kui rääkida Bagdadi paktist või sellest, mida varem nimetati CENTOks, kus olid kõik need Nõukogude vastased plokid, siis seal olid pakistanlased, Iraani šah ja Iraagi monarhia. See oligi idee. Kõik need riigid, nagu te teate, piirnesid Nõukogude Liiduga. Nad olid selle maailma osa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia põhjapoolne tipp. Ja idee oligi selles, et tekiks see läänemeelne liit ning pakistanlased olid seal alati olemas. Ja pakistanlastel olid alati head suhted Ameerika Ühendriikidega, sest nad olid tugevalt kommunismi vastased ja Nõukogude Liidu vastu ning kartsid Nõukogude mõju laienemist. Suhe oli väga virtuaalne ja tegelikult oli külma sõja ajal demokraatliku Indiaga suhe selline, et demokraatlik India oli venelaste poolel. Või nad juhtisid niinimetatud mitte liitunud liikumist, mis tähendas, et me ei taha olla osa läänest. Me oleme midagi muud, eks. Sõltuvalt sellest, kui heatahtlikult sa mitte liitunuid vaatad, nii et Pakistanil oli rohkem kui ühe põlvkonna jooksul Ameerikaga eriline suhe. Aga ma pean ütlema, et Iisraeli küsimuses ei olnud Pakistan kunagi positiivne osapool. Iisraeli suhtes olid nad alati täiesti negatiivsed. Teate, Pakistani passidel on tänaseni kirjas. Kehtib kõigis riikides peale Iisraeli. Ainult Iisrael on erand. Ja neil pole kunagi olnud suhteid Iisraeliga. Egiptus sõlmis Iisraeliga rahu. Mõtled, et okei, siis võiks ka Pakistan seda teha. Ei. Jordaania sõlmib Iisraeliga rahu. Mõtled, et siis võiks Pakistan seda teha. Nad ei ole Araabia riik, neil pole Iisraeliga tüli. Ei, pärast Abrahami kokkuleppeid mitte midagi. Ja nad on end pannud vahendajateks, eks? Nii et nad vahendavad Ameerika ja Iraani vahel. Iisraeliga pole seal mingit pistmist, sest nad ei taha Iisraeliga mingit tegemist teha. Ja kas see on sellepärast, et see režiim on üles ehitatud islami identiteedile, mis on Iisraeli suhtes vaenulik? Kas see on sellepärast, et nad kardavad oma kohalikke talibani, oma kohalikke äärmuslasi, kes võivad probleeme tekitada, kui nad ütlevad Iisraeli kohta midagi head? Pole vahet, mis põhjus või loogika on.
tõsiasi on see, et see riik on põhimõtteliselt Iisraeli suhtes vaenulik. See on isegi Iisraeli vaenlane. Ja me peaksime olema väga-väga mures selle pärast, et nad mängivad vahendaja rolli, sest neil ei ole vähemalt meie ega Iisraeli huve silme ees. Tead, nad on juudi riigi suhtes vaenulikud ja seda ei saa kuidagi ilustada. Nad on äärmiselt vaenulikud juudi riigi suhtes. ja nüüd räägime Katarist. kui rääkida vahendajatest, siis Katar on see koht. Dohas toimuvad paljud neist kohtumistest ja nii edasi. Katar on täielikult lääne vaenlane. Katar andis ja just kinkis president Trumpile selle suure lennuki kingituseks. Katar on infiltreerunud ülikoolidesse üle kogu Ameerika Ühendriikide. Katar ostab mõjuvõimu igal pool. nagu keegi ütleb, tead, see on nagu sularahaautomaat. See on bensiinijaam koos sularahaautomaadiga ja kasutab oma mõjuvõimu igal pool. Ja ma arvan, et Ameerika Ühendriikidel on tohutu viga seda üldse millestki usaldada, sest tegelikult on see vastutav Ameerika üliõpilaste indoktrineerimise eest juba mitu aastakümmet. See on põhjustanud olukorra, kus me nüüd näeme selle töö vilju. Kommunistid võidavad demokraatide eelvalimisi. Me näeme, et noored inimesed usuvad kõige hullematesse asjadesse. Muide, president Trump rääkis ka sellest. Ta rääkis oma kõnes marksismist ja nii edasi. Asi on selles, et Katar tegi seda. Katar kulutas sellele tohutult raha, ostes mõjuvõimu ülikoolides, aga mitte ainult, vaid ostes ka ettevõtteid ja nii edasi. See ongi see pehme jõud, mis on väga-väga laialt levinud ja pealetükkiv. Ja et just Katar ja Pakistan peaksid olema need kaks riiki, kes vahendavad sõda, mille Ameerika Ühendriigid peavad võitma. See ei saa lihtsalt piirduda mingi väikese kokkuleppega, umbes et olgu. Ja muide, veel üks punkt. Hormusi väin. Sa saad aru, et see asi, et nad peavad tõestama. Nad peavad laskma mõned laevad läbi ja siis nad ütlevad ja siis režiim ütleb, olgu. Ja pärast 60 päeva vaatame. Vaatame, kas me laseme teid läbi. asi on selles. Nad hoiavad Hormusi väina pantvangis ja Ameerika Ühendriigid lasevad seda niimoodi sõnastada. Olgu, las nad lasevad laevad läbi, siis oleme nende vastu kenad. Ei, need on rahvusvahelised veed. Ja Iraan teab nüüd, režiim teab, et ta võib väina pantvangi võtta ja see on sõnum ka teistele väinadele, teistele veeteedele. See on väga-väga halb. Ja ma ütlen seda inimesena, kes on president Trumpi aastaid kiitnud paljude asjade eest, mida ta on teinud, mitte ainult Iisraeli, vaid ka maailma ja Ameerika Ühendriikide heaks. Selles asjas arvan, et ta mängib oma kaarte valesti. Ma ei usu, et see on pahatahtlikkusest. Ma arvan, et ta eksib, nagu paljud Ameerika juhid minevikus. Jah, me hakkame oma aja lõpule jõudma, aga ma tahan vastata Katari kohta ja ma olen sinuga 100% nõus. Nad on väga-väga salakavalad mängijad. Jah, raha, mida nad on igale poole jaganud, on julgustanud igasuguseid asju, mitte ainult Ameerikas, vaid ka teistes lääneriikides. Ma tahan sulle midagi öelda. Mõni kuu tagasi võttis Araabia Ühendemiraadid vastu otsuse, et nad ei luba enam oma tudengitel Suurbritannias õppida, sest nad ütlevad, et Briti ülikoolid on kohad, kus värvatakse moslemi vennaskonda ja see on Katari raha, eks. Nii et mitte ainult iisraelased ei muretse Katari raha pärast. Õige. Aga ma ütleksin sulle, et ma olen nõus sellega, mida sa ütlesid, kuid ma ei taha, et sa seda kogemata üle hindaksid, nagu oleks kogu see Mamdani, Iisraeli vastasus, need kaugele vasakpoolsed, kes võidavad demokraatide eelvalimisi, kõik ainult Katari raha tõttu. Selle taga on igasuguseid muid põhjuseid. See pole ainult Katari raha, eks. Ma ei arva ka, et sina või president Trump peaksite neid kommunistideks kutsuma. Sa võid neid nimetada marksistideks. Sa võid neid nimetada vasakpoolseteks. Aga nad on kommunistid. Olgu, ma olen sinuga selles osas eri meelt. Ma tahan veel midagi Katari kohta öelda ja sellega võiksime lõpetada. Aga sa mainisid palju halbu asju, mida Katar teeb, aga sa ei maininud Al Jazeerat. Õige, mis on täielikult 100% Katari omanduses olev propagandavõrk X. Ja me saame seda vaadata, vähemalt mina saan inglise keelest aru, mis on juba piisavalt halb,
aga araabiakeelne võrk on levitanud jõledat antisemitismi, jõledat Ameerika vastast ja lääne vastast propagandat ning on julgustanud terrorismi. See oli Talibani ja Al-Qaeda eelistatud kanal, eks? Ja see levitab siiani oma kurja sisu. Ja ma lõpetan selle meie vaatajatele mõeldud looga. Teate, sõja esimestel nädalatel, alates 28. veebruarist, tulistas Iraan rakette Katari pihta ja Katar teatas, et nad ründasid tsiviilsihtmärke ja kõike seda. Ja siis sõlmiti kokkulepe, ilmselt ma ise ei olnud ruumis, aga on teatatud, et katarlased hoolitsevad selle eest, et Al Jazeera ei kritiseeriks Iraani režiimi liiga palju ja Katari pihta enam rakette ei lasta. Ja arvake ära, mis juhtus. Me teame kindlalt, et Katari pihta enam rakette ei lastud ja Al Jazeera lõpetas Iraani kritiseerimise. Seda nimetataksegi vaba ajakirjanduse näiteks. Absoluutselt. Vaata, aeg on nii kiiresti läinud, et meil polegi aega rääkida Iisraeli valimistest. Jätame selle meie järgmise saate jaoks, mis on alles rohkem kui nädala pärast. Ootan sinuga siis kohtumist, Ruuti. Minä samuti, Mark.